kuidas kutsutakse neid, noortel on mingisugune siuke släng termin, mis nende nimed on? Homoabielud. On keegi siit homoabielude vastu ka või? Kuulge, come on, me oleme väga tolerantne publik, kui keegi on, siis te võite lihtsalt tõusta püsti, öelda oma nime ja öelda, mina olen homoabielude vastu. See on kõik on nagu need omad põhimõtteliselt. See ärge häbenege. No okei, miks ma küsin, siis see fucking järgmine asi saab veits raske olema minu jaoks, aga ma küsin sellepärast, et mina küll olen. Ja ma lihtsalt lootsin, et äkki mul on keegi kambas selle teekonna jaoks, aga nagu fuck it, siit ma lähen üksi jälle. Aga noh, ilmselgelt ma olin ka ainuke, kes sõjas midagi positiivset nägin. Ma isegi ütlen ausalt, ma isegi ei lootnud enam tegelikult teie peale. Ma küsisin seda viisakusest, sest mul on veel seda alles jäänud. Aga okei, te ei ole homoabielude vastu ka. Selge, homofoobid. Mina olen homoabielude vastu. Ja mitte sellepärast, miks te arvate? Miks te arvate? Ei, mina olen homoabielude vastu sellepärast, et mina arvan, et kõik, kes on homoabielude poolt, on homofoobid. Nagu teie kõik siin. Ma andsin teile kõigile võimaluse rääkida. Te kõik vaikisite, ehk siis minu raamatus olete homofoobid. Mis raamatus? Mina ei tea, niimoodi öeldakse. Mul ei ole mingit raamatut. Ärge küsige mu raamatu kohta, Jesus Christ. Nii, minul on teismeast saati vähemalt pooled minu kõige lähedasemad, kallimad sõbrad olnud geid. Mul on tänu nendel olnud lõbus. Lõbus üldiselt, jah. Väga lõbus, sellepärast, et geid on, nad on nii palju vabamad, nad on nii palju rõõmsamad, nad elavad palju vabalt, me ei sobitu ühiskonna normidesse, me elame oma reeglite järgi, meid ei saa panna mingitesse kastidesse. Nad on tunnistanud mingisugusel hetkel mingit asja, mida paljud teised inimesed on näinud veana, see on olnud neile siukse vabaduse lihtsalt olla ja elu nautida, sellepärast on nende seltskonnas tihtipeale nii palju lõbusam olla. Ja vaata, inglise keeles sõna gei, see tähendab rõõmus. See on sõna, mis reaalselt tähendab rõõmus, eks ole. Kes te kujutate ette, sest kunagi oli nagu kuskil Ameerikamaal, keegi ütles mingi, vaata need mehed, nad üldse nagu ei ole naistega, ei taha nagu naistega elada ega lapsi saada ega midagi. Ja siis teile ütles, nad peavad küll rõõmsad olema. Saate aru? See on see koht, kus kohast gei tuleb, sest nad ei pea naistega diilida. Saate aru? See on nagu nende õnne fucking alus on see, et nad ei pea naistega diilima. Nii. Ja mis nüüd välja tuleb, eks ole, on see, et tegemist ei ole homodega. Tegemist on kapi heterotega, eks ole, kes tahavad abielluda. Mis nad ütlevad? Aga meil peavad olema samad vabadused, mis kõigil teistel. Ja vabadused, mitte abielu. Vabandust, abielu ei ole mingi eriti suur vabadus. Tegemist on, las ma tuletan teile meelde, kohustusega, mis kestab, oota, las ma mõtlen, surmani, eks ole. Kas te teate ühtegi abielus inimest, kes kirjeldaks oma abielu sõnaga? Vabadus! Vabadus! Ei, tegemist on kohustusega, mis on raske, kestab surmani, see ei ole mitte mingi õigus. Ja lihtsalt homofoobid, nagu teie, nagu te just tunnistasite, kes ise ei taha üksi kannatada ja üksi lapsi kasvatada, üksi lasteaiakohtasid kinni panna ja makse maksta ja oma maja laenu maksta. Olete mõelnud nagu, miks nendel geidel nii lõbus peab olema? Miks neil ei ole ühtegi kohustust? Miks nad saavad kõike lihtsalt teha ja pidudel käia ja drooge nautida ja lihtsalt elada ja vabalt seksida ilma ühegi kohustusta? Hakkaks neile valetama, et neil ei ole samu vabadusi, mis meil. Äkki saaks nemad ka kirikusse abielluma. Teeks seda hoopis või. Ja nüüd mõned nendest kahjuks narkoimas on uskuma jäänud seda juttu. Ja see ei ole okei. Mina ainukesena seisan oma õiguste eest ja ütlen mitte mingeid homo abielusid. Teine asi on see, et öeldakse, eks ole, homodel ei ole samu õigusi, homodel ei ole samu vabadusi. Vabandust, mis õigust, mis vabadust järgmiseks tahate? Sõjaväkke minna või? 11 kuud Tapal kiilakas olla ei ole kõige suurem vabadus, millest ma kuulnud olen. Siis te kuulete, et keegi on selline, miks mul samu vabadusi ei ole? See ei ole vabadus, see on kohustus. 2 täiesti erinevat asja. Teine point, ma ei tea, mitmes juba on, päris mitu head pointi on, tuleb tunnistada. Objektiivselt, eks ole hinnates. On see, et öeldakse, et homodel ei ole sama õigusi. Vabandust, heterotel ja homodel on täpselt sama õigus abielluda. Heterod võivad abielluda vastassoost inimestega. Ja homod võivad abielluda vastassoost inimestega. Täpselt samad õigused kõigil, eks ole. Ei kuule seda, et heterod ütleks, et me tahame abielluda omasooliste inimestega. Ei, kui heterod võiksid omasoolistega abielluda, see oleks ebavõrdne. Ma ütleks ka, et ma olen selle vastu, see ei ole normaalne. Pange need heterod puuri. Ma ei ole heterofoob, mul ei ole heterode vastu mitte midagi. Ma ei taha, et keegi läheks siit ära niimoodi, et Aleksander vihkab heterosid. Ei,
pooldan heterosid sama palju. teine point on see. mul on 13 pointi. Te ei kujuta ette, mis on teiste pointide rekord. ma kavatsen selle täna murda. ma kavatsen nüüd öelda 18 pointi, mis mul on. on see, et homodel on juba pikka aega olnud oma versioon abielust. selle nimi on AIDS. täpselt nii, täpselt nagu abielu, see hakkab suure peoga, jube lõbus on, jube vahva, hulk inimesi tuleb kokku ja ilgelt hea on. ja siis sa saad aru, holy fucking shit, see kestab igavesti. ja täpselt samamoodi nagu abieluga, siis AIDS ka enam ei tapa. võtad tablakaid, saad hakkama, eks ole. aga kas me kuuleme seda, et heterod käiksid ringi, ütleksid, me tahame samu õigusi nagu homodel on AIDSi saada või ahvirõugeid saada või? ei, sest tegemist ei ole vabadusega, tegemist on kohustusega. jälle, ainukene homode eest kaitsja siin ruumis. homofoobide keskel lihtsalt, teie kurjade pilkude all. homoabielud on nagu, ma arvan, et see pointile meeldib eriti. homoabielud on nagu naiste õigused. see ei ole päris, see on fake, see on skämm, eks ole. kujutate ette neid munne mehi, kes 100 aastat tagasi mõtlesid. miks me peame kõik töö ise ära tegema? miks me peame ise tööl käima kogu aeg? mis naised ei pea tööd tegema? ütleks naistele, et neil ei ole sama õigusi, mis meil. ütleme, et neil ei ole sama vabadusi, mis meil. ja siis nad veensid jälle, need šovinistid veensid mingid naised ära, et 80 tundi nädalas advokaadina töötada on vabadus, mida neil ei ole. stress, kuradi munasarjadest saab munapuder ja nagu fucking jälle. ainuke feminist siin ruumis, ainukesena kaitseb naiste õigusi ja teie kõik vaatate viltuste silmadega. see ei ole okei. pealegi, naised on 100 aastat omanud hääletamisõigust. naisi on rohkem kui mehi. mis tähendab seda, et kõik sitt, mille sees me oleme, on teie valitud. Need viimased inimesed, kellel on midagi öelda, on naisterahvad. Te lasite šovinistidel tõmmata ennast sellesse auku, et te lihtsalt käite tööl ja hääletate. vaata, mis sita sisse te hääletate. mu point on lihtsalt selles, et kui homod ei saa abielluda ja naised ei saa tööd teha, siis minu elu oleks parem. see on kõik, mis ma tahan öelda. mis saab siis, kui nagu mis on lahe inimgrupp, kelle ma järgmisena saan sõpradeks võtta? Killustik või? Killustik ei ole inimesed, kasvage suureks, on absurd, mis te ütlete mulle.